Tere! Et me siin aasta lõpus tegime väiksele lapsele dressipükse, aga nüüd meil jäid üle sellised ribad, näete, et sellised püksid tegime, aga nii väiksed ribad, väiksed tükikesed jäid üle, et me tahame need ära kasutada ja me tahame teha veel ühed dressipüksid, aga nüüd natukese teise lõikega. Ja ühed vanad püksid, aga me selle vanade pükste pealt võtsime lõike ja näed, siin on siuke tore tasku, mis lastele meeldib. Näete, selline täpselt paberist joonistad välja lõikad. Aga selleks, aga meil ei jagu, meil on ainult ribad ja me ei ratsi ära visata, need on nii ilusad. Siin on siuksed metsloomad peal, rebased ja jänesed ja öökullid ja. Aga kui meil on ju kattemasin olemas, et siis kattemasinaga, et need ribad me liimime kokku, õmbleme kokku ja keegi ei saagi aru, et see on jätkatud. Et kasutame kõik ära, et selle jaoks siis näete need ribad, et me siin 2 riba oleme kokku liiminud, et liimimiseks on vaja masintikkimine.ee e-poest leiaks. See on liimimarker. Prümmi oma, see on üks paremaid asju üleüldse, et näete, et meil on veel vaja, kui seda lõiget siia nüüd paneme peale. Ahah, näete, väike jupp on siit puudu ja täpselt me saame oma pisikese jupikese siit ära kasutada, et meil on siia vaja, näete, ka veel. Aga nüüd selleks, et seda liimimarkerit kasutada, näete, ta on nagu huulepulk, keerad siit. Ta kaob ära pärast, nagu poleks olnudki. Aga kui kasutada seda, näete, ärge tehke niimoodi, näete, siis venitate kanga välja, sest trikotaaž ju venib, näete, niimoodi ärge tehke, aga tehke nii, et kangast välja ei venita. Niiviisi, täpikesi. Ja kui täpikesi teete, siis kulub ju liimi ka vähem, on ju. Et lihtsalt täpikesed. Ja nüüd tõstame selle kanga serva lihtsalt siia natukene peale. Nii, selle kattemasina õmblusvaru jagu. Nii, pandud. Ja see liim muidugi tähendab seda, et hakkame kohe õmblema. Näete, meil jäi 2 riba veel isegi üle. Need me kasutame ka veel ära, aga me ei lase siin midagi raisku. Ja nüüd siis kattemasinaga. Kõigepealt meil on siin üks pisike jupp pandud, siis siit õmbleme. Mõtlen, kas on oluline ka kumba pidi. Ma arvan, et ei ole. Meil on mugavam praegu siit poolt alustada. Ja kuna sellele on 3 nõela, siis ja alati selle masinaga peab õmblema nii-öelda tükilt tüki peale, siis üks tükk on meil juba all ja nüüd õmbleme täpselt nii, et kus see õmblus või tähendab, kus see serv on, et see ilus pealt kattega katteõmblus tuleb siia. Ja näete, siin on 3 nõelamärki, et täpselt õmbleme niiviisi, et näete, see 3. nõel tuleb täpselt siia serva. Valmis, aga õmbleme nüüd jälle selle abitüki peale, võtame selle abitüki, näete, nii ilus jääb see õmblus siit poolt ja teiselt poolt siis jääb selline, et õmblus jääb iseenesest ilus, aga õmbleme jälle siia abilapile, et siis meil on mugavam jälle uue koha pealt alustada. Nii, nüüd saame oma töö kätte ja vaata, mida me siis nüüd tegime. Näete, et meil ongi ilusti kokku õmmeldud selle ilusa pealt õmblusega ja näete, alt jääb selline. Ja kui siia jääb meil varu, näete, natukene jäi siin riiet isegi raisku, et nii, see ongi see, mida me ainult raiskame, siis selle lõikame siit kääridega pärast lihtsalt ära ilusti. Et lõikate siit nii lähedalt ära ja mis üle jäi, näete, siin ei olegi, aga siit paar millimeetrit tuleks ära lõigata. Ja ongi nii-öelda ühendatud ja ta jääb paks ka niiviisi. Aga siis järgmine samamoodi, et kõik need õmblused õmbleme ära ja siis varsti vaatame, mis meil välja tuleb. Näete, mis meil välja tuli. 4 pisikest jupikest ongi kokku õmmeldud tänu Braseri kattemasinale. Ja näete, kuna sellel masinal on see pealtkatte õmblus, siis see jääbki nii ilus, et ta on nagu pealt kaetud see õmblus, et hästi hea on juppe kokku lasta. Ja näete, alt ka on kaetud, et mõlemad on kaetud. Ja ainus, mis me raisku läks, näete, on need ribad jäid üle. Rohkem meil jääke praegu ei jäänudki, sest need ribad siit lõikasime lihtsalt kääridega äärest ära, mis natukene jäi rohkem. Aga seda, pange veel tähele, väike viimane pisiasi, kas näete, et õmblus ei laineta üldse? Tänu sellele, et me kasutasime Prümmi liimimarkerit, sellega panime väiksed täpikesed ja näete, see kangas on täpselt nagu peegelsile. Et üks Braseri kattemasin on tõesti üks ideaalne õmblusmasin tükikeste kokku õmblemiseks. Saimegi jälle ühed püksid valmis, et eelmine kord tegime natuke suuremad, näete sellised, ja kõik muidugi tänu Braseri kattemasinale, aga nüüd siis kattemasinaga siin, mäletate, meil sellest pükstest jäid värgi hästi pisikesed ribakesed ja need ribad õmblesime siis kattemasinaga siin kokku ja näed sellised vahvad taskud, et siin on nii hea on käsi tasku panna. Ja muidugi kõik siin, sääred on muidugi overdatud ja mansetid, aga kattemasinaga, et siis siin on see tunnel, et kummi jaoks tunnel jällegi kattemasinaga, et näete, ilus jääb. Ehk siis teile ka soovime head õmblemist.